Yay! We arrived to Vienna. Aga welcome to our reisiloogid. Nüüd võtame rendiauto ja siis sõidame Slovakkiasse. Mis on esimesed muljad? Ma ei tea piibu. Vana ei taha üldse pildis olla. Yeah. Yes, check out our new Yaris. This is the best car. Kui pikk maa on meil sõita Slovakkiasse? 45 minutit. 45 minutit. Mina olen pokkerit mängima. Sul on täna juba pokker, jah? Pokkerimees. Mina võtsin siis sellise asja Austrias. Igas riigis, igas mäkis on tavaliselt sellised erinevad burgerid. Nii et Austrias mina võtsin siis sellise asja nagu smoking beef. Sour cream, mis on best. Ja ma olen väga happy, et seda on Austrias ka, sest nagu väga paljudes kohtades ei ole seda hapukorgast, et siis ma tahaks ennast oksa tõmmata. Aga ma saan videokõne teha. Jaa. Nii, mäkis käidud. See oli literaarik kõige parem purks, mis ma söönud olen. Me jõudsime kohale. Ma ei tea, mis selle linna nimi on, but who cares? Hello! Tegin patsidest lokid endale täna. 2 päeva hoida punupatsides, aga ikkagi õhtu lõpuks kaovad kõik ära. Homme ma kahjuks teid endaga kaasa ei võta, sellepärast, et meil tuleb Tambetiga date day nii-öelda. Meil on siis Tambetiga selline kord oma suhtes, et me teeme nädalas korra vähemalt 1 päeva, kus me oleme ainult kahekesi, meie 2, mitte midagi muud, kõik muu maailma lülitame välja ja oleme lihtsalt koos ja naudime üksteist. Miks ma kratsin ennast? Tund! Tere hommikust! Kell saab 8. Täna me lähme Bratislavasse, Slovakkia pealinna. Lähme kuskile kohvikusse, lähme teeme tööd natuke. Peale seda Tambu ütles, et me lähme kuskile matkama Austriasse. Me sõidame Bratislavas sinna matkarajale mingi 15 minutit ainult. Käisime veel eile, tegime siis selle date ja me käisime Ungaris, Budapestis. Kui ma oskan, siis ma lisan mingid pildid siia. Pilte sai ka suht vähe tehtud, aga ma ütleks, et Budapest on Budapest. Kõige ilusam linn, kus me käinud olema. Budapest. Siis inglise keeles öeldakse seda? Budapest. Ja varsti lähme siis väikest haiki tegema. Welcome to Austria. Me guugeldasime Austria emakeel peaks olema saksa keel. Mis sõnad on, mis ma oskan saksa keeles? Auf Wiedersehen, katsen, kiisu, ahtung, leka, maitseb, scheisse. Austrias on vist niimoodi, et tuled täiesti suvaliselt matkama, nagu me tulime ja siis leiad mingi sellise koha lihtsalt. Meie käisime Austrias siis poes ja otsime sellised asjad. Vaisse rumkokos. Kes mäletab, siis Eestis olid ka müügil kunagi sellised, aga pruuni värvi. Aga siin olid valged ja ma ei ole kunagi maitsnud neid. See ongi nagu full rumm või? Aha. Wow. See ei ole rumm ju. On küll. Rumm on 5%. Näed. Palju neid peab ära sööma, et see purju jääksid. Täna on neljapäev ja Tambu mängis väga hästi pokkerit eile. Ja see tähendab, et ta sai täna vaba päeva ja siis tuli jälle Austriasse. Austrias on väga ilus landscape ja kõik muud värgid-särgid ja siin on nii armas. Need on mingi väiksed mägikülaksed, need meile alati on hullult meeldinud ja see tundub ka järjekordne mingi kirstordil. Yes. Very awesome, very cool, very nice. Thank you. You need a receipt? No, it's okay. Mis me sööme? Kurrivõrst. Ja tegelikult see ei ole vist kurrivõrst.
kurivurst on selle kastmega, vaata, karrikastmega. Ühesõnaga, see peaks olema klassikaline selline saksa söök tegelikult. Neile meeldib palju vorste süüa. Yes. On siis 30. mai, reede ja eile õhtul jõudsime siis oma Bratislava majutusse. Tambet läks juba pokkerit mängima, kell on 11. Et tal on mingi suurem turniir täna seal, blablabla, ega mina neid asju ei tea. Ma arvan, et linna peale filmima ei hakka väga. Sorry, kui ma eksid, aga Slovakkia inimesed tunduvad natuke sellised kriipid. Kõik on hästi kurjade nägudega. Bye-bye! Nii kohvikus käidud tööd tegemas, jooksmas käidud, tegime siin süüa ka Tambuga enne ja praegu hakkan lihtsalt sarja vaatama ja söön maasjuusid. By the way, need on Slovakkia omad maasikad, värsked, poest ostsin 10 euri kilo muidugi. Aga need maitsevad täpselt nagu värsked Eesti maasikad. Mul on nii kopp ees nendest Kreeka maasikatest juba. Nagu sa tead lihtsalt, et tegu on värske maasikaga sellest lõhnast juba. Ilusat hommikut teile kõigile. Täna on 31. mai, täna on laupäev ja me oleme täna Slovakkias. Yes. Ja täna lubas päikest ja 27 kraadi. Mis on siuke esimene siuke suve ilm. Nii et me läheme naudime seda ja tripime täna Bratislavas ringi ja siis Tambu läheb jälle pokkerit mängima. Mis sa täna mängid siis? Täna mängin 2 väikest turniiri, sellepärast et midagi muud tarka ei ole. Aga homme on põhiüritus. Hoiame põialt siis. Chill. Kas ma olen väga basic white girl, kui ma seda aperoli on? Yes. Tambu läks nüüd jälle pokkerit mängima. Täna tal on siis põhiturniir, nii et ta on automaatselt niikuinii rahades. Et ühesõnaga, kui ta kohe välja kukub, siis ta saab juba raha. Ja mina nüüd jäin siia üksinda nüüd avastama jälle Bratislavat. Täna on 30 kraadi. Tahaks midagi külma juua või süüa. Nii et ma lähen võtan McDonaldsist äkki frappet. Ma ei ole mingi aastaid joonud seda. Esimesed emotsioonid. Oh my god. See on väga hea. Of course, mina võtan alati koffiinivabasid jooke, nii et see on koffiinivaba ja ikkagi on ülibänger. Nüüd ma olen koju jõud, või tähendab Airbnb-sse jõudnud. Väike nunnu vaade, värkid särgid. Tuleb natuke tööd teha. Also Nublul tuli uus collab album, ma ei tea, kas see on album, Vaiko Eplikuga välja. Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Seda kolisõdus, aga mulle meeldib see kolina lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu fänn, see puhas leht. Tere, minu nimi on Erp, aga nagu parasiit, mu astik palavid. Voiceover on päris hea. Ja siis on Oki praegu, aga ülbemees. Varsti tuleb mingi lightning storm vist. Mitte mina teist päeva jälle frappet võtmast Mäkist. Täna on nüüd vist 2. juuni äkki. Ühesõnaga, järgmine päev. Me tegime põhimõtteliselt terve päev mõnnakasju. Ja nüüd ma ei teagi, mis plaanid on. Tambu hakkas tööd tegema ja eile ta jõudis mingi 3 ajal koju ja ta oleks peaaegu jõudnud finaallauda, nii et oleks väga hästi tegelikult, et oli kas 2000 või 3000 osalejat, ma ei mäleta, ja ta sai 10. koha ja siis võitis 2500 eurot äkki. Nii et kõik need kulud on tagasi teenitud, nii et põhimõtteliselt võib öelda, et oli nagu tasuta reis. Nii et väga awesome. Mida sa planeerid siin? Uusi reise. Mingi Air Balticu lehel. Yeah! Mina sa tuleb pokkerit mängima jälle siis? Juulis ja augustis. Kirjelda oma emotsioone siia vlogi ka oma eilsest päevast. No ütleme nii, et ma oleks selle venna asemel võib-olla on seal. Jah, me vaatame praegu seda lauda, kus siis Tambet mängis ka nüüd eile ja ta oleks saanud siin mängida. Nüüd on need tema mingid kaasvõitlejad seal. Yes.
ja siis ma kukkusin välja 10. ja muidu ma oleks mänginud finaallauas ja oleks 55 000 euri peale mänginud. Aga yes. Ma ei tea, eile oli nagu valus, aga täna on nagu suht suva juba. Grind never stops. Yes. Ma tõmbas endale pappi ligi. Täna on 3. juuni ja täna on meie viimane reisipäev ja me tulime Viini ja te võite arvata, mis mul siin selja taga on. Keegi ei tea. Sest see on üks väga kuulus ehitis minu selja taga. Tegemist on Viini ooperimajaga. Ma ei tea, kas me sisse läheme, sellepärast, et Austria on nagu väga kallis linn või tähendab linn. Viini on väga kallis linn ja vist kui ma vaatasin netis, see on 15 eurot on pilet sinna sisse vaatama minna, aga ma arvan, et see on ka see, et suht kindlatel aegadel saavad nagu turistid käia vaatamas, et siin on ju kontserdid ja kõik sellised asjad ka ikkagi. Et iga kell nagu siia ei saa lihtsalt sisse vaatama minna. On ju nii, Piibu? Yes, very excited. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma näen sellist imelist kultuuri kuskil enda ümber. Ma ei tea, kunagi käisin. Tere tulemast minu ajaloolase vlogi. Siin minu selja taga on nüüd väga kuulus ehitis jälle. Siin hetkel elab Austria president, aga miks see mulle meelde on jäänud? Unustasin mainida, ma olen Viinis veel ühe korra käinud. Aga ühesõnaga siis, kui Hitler kunagi teise maailmasõjal Austria üle võttis, siis ta tuli siia, seal rõdu peal pidas oma suurejoonelise kõne, et miks ta on kõva vend ja miks ta nüüd peab siis olema siin pealik. Aga ega austerlastel ei olnud nagu selles mõttes kurb meel selle üle, et kui sõdurid Austriasse sisse astusid, et siis oli kõigil väga rõõmus meel selle üle, et võtsid kõik rõõmsalt vastu. Aga see on üleüldse väga cool place tegelikult. Väga suursugune, väga awesome. Nii, väga klassikaline söök Saksamaal, aga vist Austrias ka. Teeb igale restorani silmad ette. Lihtne vorst, hea kaste, sai, friikad, mega. Yes, the best. Tere! Ta on 4. juuni, kolmapäev ja nüüd ma olen juba Eestis kontoris, päev on juba lõppemas, et eile ei jõudnud üldse väga palju midagi filmida või teha, sest me ainult tahtsime hästi palju trippida ja hästi selle vähese ajaga siis nii-öelda Viini ära näha, sest me läksime lennuki peale ja me jõudsime mingi 3 ajal öösel koju. Nii et ma ei tea, kas mu silmadest on näha, aga tegelikult väga süsi on olla. Nii et väga raske tööpäev oli täna. Nii et ma loodan, et teile meeldis see väga kaootiline vlog, nagu ma ei kujuta ette, issand jumal, nagu kuidas ma seda nüüd kokku hakkan panema, neid videod ja asjad, sest väga nagu kaootiline tundus see kõik. Aga ma loodan ikka, et teile meeldis vaadata ja pange thumbs up, kui te tahate veel neid videosid näha, sest kindlasti seiklusi sellel suvel tuleb palju. Meil tuleb kutsikas ka varsti koju. Ma üritan seda ka jäädvustada. Aga pean siia veel vahele mainima, et siis, kui ma seda vlogi lõpetamist tegin, siis meile jõudsid kohale mõnnaka vihmajoped. Ma mõtlesin, et äkki ma unboxin siis YouTube'is neid siin esimest korda. Mina disainisin kõik need joped. Ega ma nagu tehnilisi joonis ja sellist asja oska teha. Vaatame, millised need välja näevad, sest ma väga kardan, aga ma olen väga elevil. Nii et jah. Ja äge on ka see, et see on suhtes nagu kotikeses, mis muutub kohe jopeks. See on äge. Nüüd samamoodi nagu kokku voltida neid ka. Väga praktiline. Tundub väga äge tegelikult. Väiksest kotist sai üks vihmajope. Siin on sellised trukid ka. See on nagu siuke sväger. See on inspireeritud siis Eestist. Kes laulu peale lähevad, ka laulupidudel ju vahepeal vihma sajab. Ma kujutan ette, et seda rahvariiete peale tõmmata või mis iganes seal laulukaare all alla. Või publiku seas näiteks. See on väga ilus. Nii äge. Nüüd tahaks, et vihmased ilmad tuleksid. Nii äge on vaadata, et sa oled mingi disaini nagu lihtsalt kuskil valmis teinud ja nüüd sa näed nagu seda päriselt. Või mis te arvate? Ma tean, et eestlastele tegelikult meeldib väga tumedad värvid. Nii et ma ei tahtnud lihtsalt musta teha. Ja tegelikult ma ei tea, kui hästi on näha.
aga tegelikult on siin siuke hästi selline tume nagu etnomuster on sees. Minu lemmik. Oh my god. Siin on tasku ka. See on ju mega ilus. See on kortsus, ma tean. Aga no samas see on siuke materjal, vaata, et te hakka teate, milline teile kõige rohkem meeldib. Mulle meeldib vist see roosa kõige rohkem. Olge tublid, nautige seda ilusat suve algust, mis hakkab nüüd vaikselt lähenema. Ei oska rääkida.